Tere tulemast Võtja tuleviku podcasti. Siin vastame huvitavatele küsimustele ja anname noortele nõu. Mina olen Robert. Ja mina olen Mihkel ning täna me räägime lähemalt siis laenudest ja isiklikust rahandusest. Ja meiega kaasas siin on täna... Mina olen Jonna Pehter ja mina olen Bigbank Eesti juht. Just. Võib-olla siis alustada, et mida peaks üks tudeng laenust teadma või mis tüüpi laen üldse olemas on? Ma arvan, et tudeng peaks kaaluma võimalust, et ta võib-olla kunagi tulevikus läheb tal laenu vaja. Ja selleks kõige lihtsamad asjad. Esiteks võiks hoida oma krediidiajalu puhtana. See tähendab seda, et kui sa jätad täna oma telefoniarved maksmata, sul on pärast maksehäire registris on märkmed, et sa ei ole väga hea oma kohustuste täitja, et siis see võib mõjutada lihtsalt tulevikus võimalust laenu saada. Siis teiseks võiks luua omale sellise kogumiskogemuse, ehk siis, et iga kuu panna raha kõrvale ja isegi võib-olla, et kui nüüd on tudeng, kes ei käi täna tööl, siis võib-olla see säästmise võimalus ei ole nii hea, aga ikkagi võiks ka taskurahast või mis iganes muudest sellistest mitteregulaarsetest sissetulekutest panna ikkagi natukene raha kõrvale, sest see ongi küsimus on selles harjumuses, et ma iga kuu jätan ikka midagi alles. Ja tegelikult võiks luua endale ka sellise baastasemel vähemalt eelarve, mis tähendab seda, et sa jälgid, et sinu sissetulekud oleksid siis suuremad kui kulutused ja kuna sissetulekuid on natuke keerulisem võib-olla niimoodi kuulõikes suurendada, et siis vähemalt tuleb vaadata, et sa ei kuluta rohkem kui see, mis sa teenid. Aga kust võib-olla sellist informatsiooni üldse saada? Et nagu kindlasti on palju YouTube-kanalitel ja internetis leidavad selliseid asju, aga kas teil on endal ka mingid soovitusi, et kus alustada? Ma ei tea, mina ütleks, et kõik on toredad asjad, igasugused äpid on toredad ja erinevates pankades on ka võimalik näiteks teha oma need eelarved seal ja niimoodi. Aga minu meelest kõige olulisem on kas või see kõige lihtsam talupoja mõistus. Sa võtad paberi, sa ütled, et mu sissetulekud on 500 eurot. Mul on vaja sellest rahast iga kuu ära maksta nii palju üürile, nii palju trennile, nii palju mul läheb umbes söögiks, kui palju mul jääb raha alles. Et selleks ei ole tegelikult vaja mingeid koolitusi, selleks ei ole vaja mingisuguseid äppe või tehnilisi lahendusi. Lihtsalt kirjuta üles ja vaata, kui palju sul alles jääb. Ja siis see raha, mis jääb alles, on siis see, mida sa saad iga kuu otsustada, et mille võib siis ära kulutada. Et ma ausalt öeldes isegi eelistaks võib-olla selliseid lihtsaid lahendusi, et väga selgelt lihtsalt tulud, kulud ja siis kui palju üle jääb. Okay. Võib-olla tagasi minna veel laenude juurde siis, et tudengid võib-olla veel ei pea laenud võtma, aga kunagi on see tulevikus tulemas, et mis on niisugused nõuded ja protsessid siis selle laenu saamiseks? No laenudega on ka väga lihtne, et peab olema sissetulek, mis võimaldab seda laenu tagasi maksta. Ja tegelikult nii lihtne ongi. Ja seda ei peaks siis hindama mitte ainult pank, vaid ka inimene ise. Et kui palju ma tegelikult saan raha tagasi maksta. Ja see on jälle see, kus tuleb väga kasuks see sama kogumisharjumus. Sest näiteks, kui sa paned iga kuu 200 eurot kõrvale, siis sa ju tead ilma väga süva analüüsita, et seda 200 eurot sa võid kasutada ka laenu tagasimakseks. Ja see on hästi lihtne, ilma et sa peaks midagi muutma. Või sa võid siis otsustada, et hea küll, ma nüüd kulutan muudele asjadele 100 eurot vähem, nüüd ma saan 300 eurot kasutada laenu tagasimakseks. Et lihtsalt pigem see ise arusaamine, et seda ju ka pank hindab. Et sissetulek peab olema piisav ja siis ka mõned muid kohustusi ei tohi olla liiga palju. Ja kui sa ise tunned, et sa saad selle raha tagasimaksmisega hakkama ja üldiselt ka pank tunneb, et siis ongi okei võtta laenu. Kas ma saaksin kuidagi ette valmistada ka ennast, et kas siis mingi üle vaadata pangakonto väljavõtted, et kas seal on midagi veidrat või silma paistvat või kuidas, mida ma teha saaksin veel? Ega tegelikult ei peagi midagi tegema, et eesmärk ei ole ju panka petta. Eesmärk on anda pangale need andmed, et pank annab siis
teise sellise nagu objektiivse osapoole hinnangu, et kas pank arvab, et sa saad oma laenud tagasi maksta, et kindlasti ei tasu joonistada omale mingisuguseid sissetulekuid või midagi sellist lihtsalt selle jaoks, et laenu saada. Muidugi tuleb arvestada, et kui sul on selliseid naljakate nagu selliste ülekande selgitustega need ülekanded, siis tõenäoliselt pangatöötaja saab väikese korra muiata, aga ega see ei mõjuta ju kuidagi laenu saamist või midagi sellist, et okei. Võib-olla mis on niisugused levinumad vead laenude võtmisel ja kuidas tudengid saaksid vältida neid? Peale nende pealkirjade siis või selgituste? Kõige sellisem sagedasem viga on see, et võetakse liiga palju laene. Näiteks, sul on vaja midagi osta, uut arvutit näiteks, sa võtad laenu või võtad järelmaksu ja kõik läheb hästi. Ehk siis sa hakkad maksma seda laenu tagasi ja kõik on hästi. Ja nüüd sa mõtled, et hea küll, aga mul oleks veel midagi vaja. Siis sa võtad teise laenu. Nüüd võib-olla teise laenuga on sul ka veel kõik hästi. Aga siis, kui sa võtad 3. ja 4. laenu või järelmaksu ka veel juurde, siis ühel hetkel sa saad aru, et sul ei jää enam üldse raha nagu alles. Et see võib-olla on nagu kõige sellisem tavapärasem viga, et võetakse nagu järjest hästi palju laene ja sa ei jõua kohaneda, et sul jääb vähem raha kätte korraga. Ja loomulikult üks selliseid väga minu meelest välditavamaid vigu on see, kui võetakse kellegi teise laen enda nimel. Seda ei tohiks mingil juhul teha, välja arvatud juhul, kui sa tegelikult oled valmis selle laenu ise tagasi maksma selle teise inimese nimel. Kui sul on väga lähedane inimene, kelle nimel sa oledki valmis seda tegema, et siis see on okei. Aga tuleb aru saada, et kui sina võtad oma sõbra nimel laenu, ja see sõber ütleb, et ära muretse, ma maksan tagasi, sa ei mäletagi seda enam, siis me oleme lihtsalt näinud seda, et lähete tülli. Ja sina vastutad laenu eest. Ja sõber ei vastuta mitte millegi eest. Et seda tuleks ka jälgida ikkagi, et laen on tõsine asi, see ei ole selline asi, et ma võtan kellegi teise nimele ja siis ju see teine inimene vastutab. Aga kas saaks midagi teha ka, kas on panga pool mingisugused ressursid või asjad, et kui ma olen sinna auku juba kukkunud, et ongi, ma olen liiga palju laenu võtnud, et ma ei suudagi enam tagasi maksta, et kuidas ma siis sealt edasi lähen? Kas ma ei olegi päris kindel, kas Eestis saab eraisikut pankrotti kuulutada või mitte, aga kuidas see protsess välja näeb? Eraisiku pankrot ikka saab, aga üldiselt see on ikkagi väga ekstreemne olukord, sest see tähendab, et 5 aastat sul on ikkagi väga piiratud võimalused, et üldiselt neid eraisiku pankrotte väga harva ikkagi juhtub, pigem harva. Et enamasti, mis on hästi oluline, on see, et peab ühendust võtma pangaga sel hetkel, kui juba näed, et on raske. Mitte veel siis, kui sul on juba kõik üle pea ja siis võtad veel lisalaenu, et seda tagasi maksta, et see ei vii mitte kuhugi, aga kui sa näed, et juba nüüd läks natuke raskeks, siis tuleb kohe ühendust võtta, pangad saavad aidata, saab teha neid laene ringi, siis kindlasti pangad aitavad ka eelarvestada. Et läbi vaadata ongi, et kui palju, see sama kõige lihtsam harjutus, eks ju, et kui palju mul on sissetulek, kui palju mul on üür, kui palju on trenn, kui palju läheb söögile ja nüüd paned sinna juurde, kui palju mul on see laenumakse, mis ma pean tagasi maksma. Ja loodetavasti siis see ei tule miinusega summa, eks ju, et okei. Aga pank saab igal juhul aidata, saab lihtsalt nõu anda, aga mida varem sa probleemi enda jaoks teadvustad, seda lihtsam on tegelikult sellest välja saada. Okei. Mis on võib-olla mingid parimad niisugused nõuanded, et ei peaks üldse laenu võtma? Et mis on niisugune tudengitele, et millega juba varem arvustada, et kõik räägivad, et investeeri ja pane kõrvale, aga see nagu päriselt töötab ka ja kas see on kõige parem lahendus, et mitte üldse sinna laenukoorma alla sattuda? No loomulikult on. Et see sõltub ka, mis laenust jutt käib, et ma arvan, et järelmaksude ja selliste laenude vältimine on täiesti hea mõte. Selleks tulebki koguda ja planeerida siis oma oste ja pluss peab olema kannatlik. Aga samas, mõnikord on jälle see,
et noh, kui sa veel paar kuud koguksid, siis noh, sul lõpuks ei ole vaja seda asja enam, et noh, aga ikkagi, et mida rohkem sul on raha kogutud, seda vähem on selliseid igapäevaseid laene vaja. Nüüd paraku on see, et kodulaen on peaaegu kõigil inimestel, et ega noh, selles mõttes päris laenuvaba elu, noh nüüd nagu elu lõpuni elada on päris keeruline. Noh, muidugi võimalik, aga ta on ikkagi keeruline, et kodulaen ja sellist asjad on ju tegelikult täiesti aktsepteeritav laenuviis, aga samamoodi, et jälle, kui sa kogud iga kuu, paned raha kõrvale, siis jälle ka see laenu võtmine läheb palju lihtsamaks, sellepärast, et siis see raha, millega sa oled harjunud, et sul jääb üle, sul läheb näiteks kodulaenu makseks või ütleme, et kui sa maksad täna üüri, siis sa üürimakse asemel hakkad maksma oma kodulaenu makset ja ka midagi elus ju tegelikult ei muutu. Nii et üldiselt sellised head harjumused on see, mis aitavad laene vältida. Et ja siis ei ole ka hullu, kui mõnikord harva on siis ikkagi vaja see laen võtta. Võib-olla siia ka üks müüt või niisugune arusaam, kas on tekkinud ühiskonnale või niisugune jutt on levima läinud, et kui ma käin näiteks kasiinos või kasiino lähedalt olen raha välja võtnud või midagi sellist, et kui palju selline käitumine üldse nagu silma jääb ja kui palju see nagu mõjutab? Hästi palju sõltub, mis summadest jutt käib. Et see, kui sa oled ühe korra, noh ütleme, kui pank küsib poole aasta konto välja võtta ja sa oled ühe korra seal õhtul, ma ei tea, 100 eurot kuskil kasiinos kulutanud, siis see ei ole mingi probleem. See, mida pank otsib, on see, kui on näha, et inimene ei kontrolli kasiinomänge. Ja seal me räägime ikkagi sellest, et need kulutused erinevates kasiinodes on, ma ei tea, ütleme, suuremad kui su kuupalk näiteks. No et see on selgelt probleem. Aga muud sellised, või see, et nüüd keegi jälgiks seda, et kus sularahaautomaadist on raha välja võetud, no sellel ei ole mõtet. Kas need online panustamisleheküljed, need lähevad ka kõik sinna alla? Jah. Mis on võib-olla veel peale kasiinode niisugused ohtlikumad augud? No kasiino on seal on see mure, et ta tekitab sõltuvust. Eriti, kui sa veel korraks midagi võidad, siis tekib selline tunne, et see on nagu justkui investeering. Ja et ma panen raha sisse, siis ma nüüd kindlasti võidan. Ja seda võib nagu natukene teha meelelahutuseks. Aga tuleb aru saada, et see on ikkagi kulutus ja see ei ole investeering. Et aga ega muidu väga midagi sellist ju, noh, midagi ohtlikku, mis ohtlikku siin ikka olla saab. Et ega ma ütlengi, et pangad hindavad seda, et inimene on võimeline oma laenu tagasi maksma, selleks peavad olema sissetulekud ja siis peab olema näha, et mingi raha jääb üle ka. Ehk siis suured City Alko väljaminekud Lätis on okei või mitte? On okei. Kivi südamelt praegu. Võib-olla ongi, et mis on kõige levinumad niisugused vead, mis on tudengitel üleüldse siis seoses finantsidega? Et nüüd, kui laenudest kõrvale minna sinna finantspoolele, et rääkida natukene tudengite harjumustest ja käitumismustritest, et võib-olla mis on niisugused asjad, mis jäävad silma ja mõtlete, et no pagan, räägime ju küll ja on igal pool üleval, et peaks tegema, aga ei tehta ikka. No kõige suurem viga on see, kui inimene kulutab rohkem, kui ta teenib. Ehk siis see saab juhtuda ainult, ütleme, ühel kuul ja selline asi, et kui sa oled aasta aega pannud raha kõrvale ja siis puhkuse ajal siis kulutad kõvasti rohkem, et see on okei, aga kui sa iga kuiselt kulutad kas või natuke rohkem kui see, mis sa teenid, siis sealt juba tekivad sellised probleemid. Et see harjumus, et raha jääks üle, mitte puudu, on hästi-hästi oluline. Ja siis võib-olla see ka, et inimesed mõtlevad võib-olla rahale liiga vähe. Et hästi lihtne on kogemata lihtsalt kulutada liiga palju. Vana ja kaart läheb ja sa ei saa arugi, 5 eurosed väljaminekud ja ongi korraga. Täpselt, ja ühel hetkel sa vaatad siis oma sinna kontole ja saad aru, et appi nüüd läks natukene üle kätte. Aga, ja siis ei ole enam mitte midagi teha. Ja kui see juhtub ükskord, samamoodi saad hakkama, aga kui seda pidevalt juhtub, sest sa lihtsalt ei taha vaadata, kui palju sul kulunud juba on,
et see on jälle selline nagu halb harjumus või selline, et see planeerimine ja natukene ikkagi sissevaatamine on hästi oluline. Ja noh, mina isiklikult arvan, et inimesed ei peaks raha planeerimisel keskenduma ainult kuludele, vaid tuleks vaadata ka seda, kuidas oma tulusid suurendada. Ja noh, eriti tudeng võib ju eduka õppimise ja teadmiste ja kogemuste kogumisega teenida hiljem näiteks ka tööjõuturule minnes oluliselt rohkem, või siis, kui ta ei ole mingeid teadmisi ja oskusi omandanud, siis ta teenib selle võrra vähem. Et samaväärselt kui nüüd, või isegi minu jaoks võib-olla olulisem on ka see, et vaadata just, et kuidas sa oled ise endasse investeerinud ja milline on sinu võimekus siis raha teenida, et see on ka oluline. Võib-olla, no see võib natukene võib teemast ümber kalduda, aga see, et sissetuleku suurenemine, millal peaks siis nagu palgatõusu küsima või kuidas peaks sellele nagu üldse lähenema, et üldse vaadata, et kas ma olen üldse õiges nagu selles struktuuris või piiris, et kas ma nüüd makstakse mulle liiga palju või no, seda on küll vähe harva, aga et kas ma olen alamakstud või mitte. No eks seda saab testida läbi selle, et sa kandideerid kuhugi tööle. Ja siis vaatad, mis palka sulle seal pakutakse. Et see ei sunni ju kuhugi minema, aga alati võib kandideerida, võib-olla ringi vaadata lihtsalt, et oma nii-öelda selline turuhind teada saada, et see võib-olla on üks asi, aga ega loogika on väga lihtne, et mida rohkem selliseid teadmisi ja oskusi sul on ja veel, kui nad on raskemini omandatavad, siis seda kõrgemat hinda on tööandjaga nõus sinu eest maksma, sest et sa tõesti lood seal lisandväärtust ja ma olen väga nõus selle loogikaga, et kui sa leiad sellise tööandja, kus just sinu unikaalne teadmiste ja kogemuste pagas loob rohkem lisandväärtust, siis sa võidki saada kõrgemat palka. Lihtsalt sellepärast, et võib-olla sinu see profiil on täpselt see, mida see tööandja on otsinud. Ja seal võib ka natukene olla see, et kui sa teed mingisuguseid selliseid tööülesandeid, kus sa enam juurde ei õpi, et siis sinu selline nagu teadmiste pagas ei suurene, et see on ka kindlasti, ma arvan, et selline hea nõuanne, et teha sellist tööd, kus sa tunned, et sa õpid kogu aeg midagi juurde. Et sa saad kogu aeg ja et see on nii põnev, et sa oled valmis minema õhtul koju ja lugema, ma ei tea, mingi raamatu, et järgmisel päeval tööl proovida, et kuidas see sul õnnestub ja niimoodi, et sest see on kõige parem viis endasse investeerida ja ennast edasi arendada. Just selliseks, et sul on võimalik rohkem teenida. Okei. Võib-olla uuriksin, et siin räägite sellest kirjapanekust ja et ei läheks kulud üle tulude nii-öelda, aga tudengina kooli kõrval tulusid suurendada on suhteliselt keeruline. Ehk siis tudengina, ütleme, kuidas saab harjutada tudengina seda kõrvale panekut, kui sul ongi, ütleme, sa teenid 500 kuus, 300 läheb sul üürile, no 100 läheb toidule tänapäeval juba ja ülejäänud 100 ongi sul on jõusalile läheb 20 ja natuke tahaks ju, ütleme näiteks elukaaslast ka poputada, söömas käia 1-2 korda kuus ja siis natukene võib-olla endale ka riideid vaja vahetada vahepeal. Et lähebki niimoodi 500 ilusti täis ja mingi 3 eurot jääb üle, et mis siis, kus sa võtad selle lisaharjumuse? No aga näiteks, kui sul on sünnipäev ja ma ei tea, sõbrad, võib-olla vanemad kingivad raha. Pane alati pool kõrvale. Sest see on see raha, mis ei ole see sinu selline minimaalse äraelamise raha ja ilmselgelt ma ei taha öelda, et pane kõik kõrvale, sest et olgem ausad, tahaks ju ka lubada endale midagi, kui suurem rahasumma tuleb. Või näiteks, kui õnnestub teha mingi projekt, mille eest raha makstakse, siis samamoodi, et kõik, mis sa teenid lisaks sellele minimaalsele äraelamisele, pane pool kõrvale. Et ei pea olema ju nagu see viimased eurod, mis siis seal pangakontol istuvad, et ka sealt saab oma sellist meelerahufondi üles ehitada ja sealt jääb ka ikkagi see raha kõrvale panemise harjumus. Võib-olla,
kuidas hakkama saada siis selle suure järsu tõusuga, et sa lähed näiteks, sa oled tudeng, sul on 500 euri, aga noh, õpid IT-d, järsku lähed tööle, siis on 2500. Et kuidas nüüd selle suure vahega nüüd hakkama saada või et nagu me rääkisime nendest harjumustest, eelarvestamine, raha kõrvale panek, aga kuidagi ikkagi tuleb see, et noh, mul juba on ja teised kulutavad ja et noh, mis see paar restorani seal veel on. Nagu tahaks Noblessneris ka käia. Just. Aga siis võtta teistpidi. Ehk siis, kui ma enne soovitasin, et võtad valge paberi, kirjutad üles, kui palju ma teenin ja siis vaatad, kui palju alles jääb. Aga siis võtta teistmoodi. Mõtlege, et nüüd ma enne läks mul söögile 100 eurot ja nüüd ma kavatsen hakata tervislikumalt toituma, võib-olla natuke rohkem lubama endale, nüüd läheb 200 on see, mis ma plaanin kulutada. Nüüd ongi näiteks väljas käimisele ka panen siin 100 eurot toredateks asjadeks, sest ma olen selle välja teeninud ja see ka, eks ju. Siis võib-olla, see väga kergelt lähevad need lisakulud, et et tahaks ju võib-olla siis suuremasse korterisse ja võib-olla midagi sellist on ju. Aga et sa paned kirja, et mis see on siis, et mis sa nagu tahaksid. Ja nüüd otsustad ära, et nüüd kui sa vaatad, et hea küll, et mul nüüd 2500 eurot ma teenin ja ma saan 200 eurot kõrvale panna. Et kas see on sul okei? Ja kui sa selle teed läbi sel hetkel, kui sa ei ole veel oma tarbimist suurendanud, siis on väga lihtne teha otsuseid, et hea küll, ma võib-olla igal reedel ei käi väljas. Või võtan natuke oma seda eelarvet, väljas käimise eelarvet ikkagi väiksemaks, et siis ma saan rohkem panna kõrvale. Et saab niipidi läheneda. Sest et ega teistpidi enam tagasi tulla on väga keeruline. Aga niipidi sel hetkel teha see kindel otsus, et ma panen näiteks iga kuu 500 eurot kõrvale ja 2000 on nüüd see, mille eest ma saan ennast hästi tunda. Ma arvan, et see on täiesti tehtav. Okei. Mis momendil on see aeg, kus peaks mõtlema hakkama, et võib-olla nüüd on õige aeg laenu võtta? Et kui praegu me oleme, praegu elan ilusti ühikasse hakkama, et mul ei olegi vaja seda võib-olla kodulaenu peale veel mõtelda või oma korterit otsima hakata, aga mis on selline nagu punkt, kus võiks mõelda, et nüüd tegelikult oleks ju vaja? Et mul läheb umbes sama palju üürile kui selle potentsiaalsele laenule, et millal see hetk tuleb? Statistiliselt on näha, et umbes selline 27-28 eluaastat on see, kus laenuvõtjate arv suureneb ja seal ka väga tihti ostetakse oma selline esimene kodu. Aga see ei tähenda nüüd seda, et loomulikult on ka inimesi, kes nooremana jõuavad sinna ja on inimesi, kes vanemana jõuavad sinna. Et pigem eks see sõltubki sellest, et kui kindel sa oled, et see on nüüd see koht, kuhu sa jääd elama. Tänapäeval noored ikkagi tahavad võib-olla hoida oma võimalusi lahti, et täna töötan Tallinnas, homme töötan Tartus, ülehomme võib-olla Helsingis ja üle-homme Riias, eks ju. Ja sellisel juhul see laen ja siis ka kodulaen ja siis kodu ka, eks ju, see võib-olla ajab asjad lihtsalt keeruliseks, et sa pead leidma üürniku ja siis ikkagi vaatama, et sul kogu aeg sissetulekud oleksid ja niimoodi. Et siis võib-olla on see päris hea mõte ka üürida. Aga kui sa oled otsustanud, et mulle tegelikult näiteks meeldibki Tallinnas elada ja mulle see piirkond ka meeldib ja sa leiad omale ilusa korteri, mida osta, et see on tavaliselt see hetk, kus siis jõutakse selleni, et miks mitte. Okei. Rääkides üürimisest, siis oli üks podcast Uusmaaga. Sealt saate lähemalt kuulda üürimisest. Aga siis rahandusasjadest uuesti, et kus on võib-olla see piir, kus peaks mõtlema hakkama, et nüüd on nagu hästi. Et sa suudad 1000 eurot iga kuu kõrvale panna, enam ei teagi, mida teha selle kõigega, siis mis on see järgmine samm? See on väga hea probleem, mida omada. Ma mõtlen ka, aga igaks juhuks vaata. No seal on, ma olen näinud erinevaid stsenaariume, et üldiselt, kui sul juba nii palju jääb üle, siis sa tahad panna selle raha kasvama.
Et kui sul on need esimesed 100 eurod ja sa kogud oma seda meelerahufondi, siis sa üldiselt hoiadki seda kas kontol või siis paned hoiusesse või ühesõnaga ta peab olema sul nii, et kui sul ikka läheb vaja, et siis sa saad kohe nagu kasutada. Aga kui sul iga kuu jääb 1000 eurot üle, see tähendab 12 000 eurot aastas, eks ju, et seal sul juba tekib see huvi, et nüüd, et kuidas ma selle ikkagi kasvama panen ja mida varem ma ta kasvama saan, mida edukamalt, siis seda paremini mul läheb, ja seal sõltub hästi palju, et mis sulle endale meeldib, et kellele meeldib aktsiatesse investeerimine, kes ei tahab selliseid, ma ei tea, osta pangast mingeid fonde näiteks või midagi sellist ja osadele meeldib kinnisvara, et see on ju ka üks võimalus, et sa kogud nagu selle sissemakse raha nii-öelda ära, siis võtad pangalaenuga, ostad omale korteri ja siis üürid seda välja ja üürirahadest tegelikult saad oma selle pangalaenu ka tagasi maksta ja siis ühel kaunil hetkel on siis sul laenuvaba korter, mida sa saad ka edasi ju välja üürida, et see sõltub puhtalt, et kellele mis asjad huvi pakuvad, et lihtsalt mõned asjad vajavad rohkem aega ja aktiivset osalust ja loomulikult sõltub ka sellest, kui palju sa oled valmis kaotama, et palju sa emotsionaalselt nagu hakkama saad sellega, et Okay. Kas teil on võib-olla lõpetuseks 2 punkti, mis ma tahaksin läbi käia, et kas on mingid müüdid panganduse või laenude kohta üleüldse, mis te tahaksite ümber lükata ja kas teil on viimased veel nii-öelda nõuanded noortele, et mida teisiti teha või mida sa oleks ise tahtnud, et oleks varem teadnud? Ma müüte isegi ei oska öelda. Ma arvan, et võib-olla sellepärast, et minu sõbrad ei taha neid müüte minuga jagada, sest et võib-olla ma siis lükkan nad ümber või midagi sellist, et ma isegi ei tea müüte, et ma lihtsalt tahaks öelda seda, et ega pankades ju töötavad ka inimesed ja need inimesed tulevad tööle sooviga oma klientidele pakkuda parimat klienditeenindust ja leida neile lahendusi nendele muredele, millega nende poole pöördutakse, et selles mõttes just võib-olla see osa, et mitte mõelda, et pank on nüüd mingi kuri institutsioon, kus ma pean lihtsalt valetama nii kaua, kuni mulle antakse see laen kätte, vaid et pigem võta ikkagi panka kui oma finantspartnerit ja räägi ära oma need mõtted ja kahtlused ja sulle lihtsalt teine inimene saab anda nõu, et ja mõnikord see nõu ongi täiesti okei nõu, et sulle öeldakse, et kuule ära võta praegu laenu. Et maksa enne mingi muu kohustus tagasi või midagi sellist, et see ei ole halb nõu. Aga kui rääkida sellistest headest nõuannetest, siis üks asi, mille puhul mina tundsin, et kui ma ise selle kasutusele võtsin, mul oleks elu nii ilusaks. Noi. On siis, ma tegin omale sellise rahalise süsteemi. Ja see nägi siis välja selline, et minule ka ei meeldi vaadata palju oma raha asju ja muud kui arvutada ja kui palju ma kulutan, sest et mulle ka meeldib kulutada ja siis mulle süümepiinad tulevad muidu suhteliselt kergelt. Aga mida saab siis teha, on see, et sa teed omale säästmiseks eraldi konto. Ja see võib olla säästuhoius, see võib olla tavaline konto, kuidas kellelegi, ideaalis seal makstakse väikest intressi ka, kui läheb halvemini, see ei maksta. Aga siis sa paned kohe algul, kui sul mingi rahasumma kontole laekub, sa paned selle raha kõrvale, mida sa tahad säästa. Ja siis, kui sa vaatad oma kontole, siis sa näed, kui palju sul raha alles on. Teine asi on see, et hea on see, kui sul on kulutamiseks eraldi konto. Et näiteks, kui sul on, sa tead, et sul on vaja maksta veel üüri ja siis on vaja kommunaalid arve tavaliselt tuleb veel kuu lõpus, eks ju. Ja siis võib-olla telefoniarve tuleb kuskil kuu keskel ja nüüd sa pead suutma meelde jätta, et kui palju sul peab selle jaoks raha nagu olema kõrvale pandud, eks ju. Et siis, kui sa tead ju, kui palju sul selleks läheb, pane see raha eraldi kontole, pane kõik oma need e-arved ja asjad seal sellelt kontolt käima, et see on see konto, kus sul on nii-öelda need kohustuslikud maksed, mida sa pead tegema. Ja siis, kui sul on selline eraldi kulutamise konto, siis on nii lihtne aru saada igal ajahetkel, kui palju mul on veel raha kulutamiseks. Ja siis ei lähe üle, sellepärast, et kui sa oled ka nüüd nagu liiga kiiresti selle raha ära kulutanud, siis sa ju näed, et sul on raha otsas. Ja sa saad väga hästi aru, et nüüd ma rohkem ei tohiks kulutada enam.
ja siis ei juhtu ka seda, mis me enne rääkisime, et kogemata kulutad liiga palju, siis kuu lõpus vaatad, et sul ei ole nagu midagi kõrvale panna. Et seda ei saa juhtuda, sest see raha, mis sa tahad kõrvale panna, on juba pandud kõrvale. Kõik arvete raha on pandud veel eraldi kõrvale. Ja siis see raha, mida sa kulutad, ongi lihtsalt see, kus küljes sul on see pangakaart ka ja siis käid, elad rahulikku elu, et see on kõige lihtsam, pead kõige vähem mõtlema selle peale, et kui palju sul siis on võimalik täna kulutada. Okei, aga suur aitäh teile, et tudengid jätke meelde, tehke omale eelarve graafik, tabel, jah. ning hoidke oma rahaasjadel silma peal, et hiljem ei hoiaks nemad sinul silma peal. Jah, suur aitäh ja kohtumiseni! Aitäh! Tšau!